noh, meil käivad katsetused. 1. märtsil siis peaks siit välja sõitma paadiga ja võrku panema. Täna öösel lubab 15 kraadi külma. Täitsa perses, mis ees on. Jääs kõik. Vana kalur käis siit üle. Ja nüüd ma ei tea, kui täna öösel 15 kraadi külma tuleb, siis on, ma ei kujuta, millal see jää ära läheb. Märtsikuu on ju üks parimaid kuusid, millal võrguga lõhe ja punast saada. Ja märts-aprill. See on jumal, päris kõik on ju jääs. Täna öösel ja homme öösel juba 15 kraadi külma, siis ma ei kujuta, et siin tuleb jääpüüki tegema hakata. Pole puuri, muidu ma oleks võinud tulla ja proovida jääpüüki. Aga noh, seal on madal. Ütleme niimoodi. Tal on näed naelad all. Me ei ole sükest asja siin nagu ennem üle elanud nii püüki. Ai, huna X on siit huna kun nej, och sportsko vad tyckte jag? Vad tyckte jag? Tere, ma ei ole üldse harjunud jää peal käima, natuke kragiseb, aga noh, õnneks siin ei ole sügav. Täitsa lõpp. Ei saa ju siit paadiga välja. Kus kuradi ots? Ei saa ju paadiga välja. Kanal on ju kõik kinni. Ma ei tea. Kliimasaaini, meil tuleb rohkem elektriautot peale mõtlema hakata. Jube. Ja siia saaks ju praegu puurida augu. Vad drar du? Vad djupt det är is där? Ja. Det är nok 20 centimeter. 15-18 centimeter. Pääse! No ongi korjas, 20 senti jääd. Ma ei kujuta ette, kui palju teie olete spetsialistid, kirjutage mulle. Kui kaua läheb üldse aega, et see jää minema läheb siit, kui nüüd tuleb 15 kraadi ka, külma veel peale 2 päeva. Ja täpselt 40 päeva sai täna täis, kui on idatuul. Kas east või nord-east või süd-east, kogu aeg on idast. Pääse jookseb. Jah, päris korm. Ja mis sa teed siis, ütleme nii? Pole saanud paati teha. Noh, mul on tegelikult see valik, et ma võin selle sinise vette lükata. Mul on vaja seda teist paati teha veel. Ekoloi peale panna ja kõik ülejäänud asjad. Mul on vaja, et soojaks läheb, aga ütleme nii, et kui ma saaks siit kanalist välja ja see jää oleks läinud, siis ma läheks esimesel, lükkaks selle sinise paadi ette. Ja hakkaks sellega püüdma nii kaua, kui ma selle teise kokku saan. Ütleme nii. Aga jää on jah, päris pull on jääd vaadata. Täitsa sürris, käid jõe peal. Siia puuris praegu augu. Võtaks apunni. Pole jääpuuri, keegi võiks jääpuuri. Pääse! 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 Kom her! Koer jookseb ära. Täna pole minu koer ka jookseb ära pärast, ma ei kujuta ette. Palju sükke maksab. Pääse! Kom her! Kom, pääse! Kom nu, pääse, yes, pääse ja tuleb ja viimase liini peal ja kes on ees ja ei tule võitu, peaaegu tuli võit, see on täpselt nagu eestlaste olümpiamängud. Lähevad olümpiamängudele kõik võtma medaleid ja aga näed, lõpus ei väsinud ja pääsa, täpselt nagu Eesti olümpiamängudel või Eesti need olümpiavõistlejad.
et ennem lõpul väsib ära, aga pääse tuli ja pääse tuli, pääse tükti, oi vaadu tükti pääse ja oi pääse vaadu tükti. Ma ei oska nagu midagi suurt arvata. Peaks äkki laskma mootorisaega augud sisse ja võrgud siia panema. Võib-olla sellest aitaks. Et võib-olla peabki nii tegema, aga ma ei tea ju, ma ei kujuta ette, kirjutage mulle, kaua aega läheb. Kui nüüd 10 kraadi sooja tuleb, kaua aega läheb, et see minema läheb siit. 10 päeva on ju aega. No eks vaatab, mis edasi saab siit. Noh, spetsialistid, kas siit üle võib minna või ei või? See on nüüd viimane osa, mis on siin lahti olnud, sellepärast et linnud olid siin, aga siin oli hästi palju luikesid, need on rebased kõik ära söönud. Aga kui te näete, siin luiged on käinud. Aga rebased on ära söönud. Siia võib-olla kannataks võrku täitsa panna. Esimest korda oma elus Taanil tulen üle jää pealt. Kujutate ette, kuhu me jõudnud olema. Täitsa lõppres. Kõik on jääs. See on küll midagi uut. Tulebki hakata, siis võib-olla jääpüüki tegema. Türa, ma ei tea, siin on vaja sihukest varustust siin. Mul tegelikult mingid landid peaksid olemas olema. Näed, 2 luike lähevad. Pääse! Pääse! Ja tuleb meie olümpiavõitja. Pääse tuleb. Teega tugev lööpe ka, pääse. Ära igaks sinna peale mine, siin on siuke kahtlane. Ennem kui ma selle video üles panen ja kuulen ekspertide käest, kes siuksel ajal. Pääse, ära mine sinna. Seal pole vett. Ennem kui ma ekspertid kirjutavad siia alla, kes siuke hea kannatab minna sinna praegu. Kuradi ujuma küll ei taha minna. Idatuulega ka veel. Jah, vaadake, kus siin on luiged käinud edasi-tagasi. Aga noh, nüüd näed, seal on üks korjus. Rebased on ära, rebased söönud. Det er spændende skelet her, sige. Ja. Vaadake, rebased on puhta töö teinud. Nende ei noitu ka, pole midagi teha, selline see elu on. Ega neil ka ju harjumatu. Ega det er også slemt for dem nu, når der er is over det hele. Ja. Jamen altså, man kan se flere af nogle steder, hvor man kan se sværnerne, de simpelthen ikke kan gå længere, og så er de sykket sammen der. Så kan man se, hvor de har lagt. Og så er de døde, så kommer ræven og henter dem. Ja. Aga mõned kohad on nagu siuksed, mis on nagu lahti, ma ei saa aru, mismoodi. No jah, veetõus ja mõõn, see ka annab kaasa kindlasti, on ju. Ja, pääse! Pääse! No jah, eks vaatame pärast paatide juures ka, mis sealt välja näeb, mismoodi. Aga Karman, kirjutage mulle midagi jää kohta, mis tegema peab. Noh, paksu lume all. Mitte midagi teha ei saa. Aga laske mulle mõtet viriseda, nagu ma ütlesin teile, et kui midagi on, siis ma lükkan selle sinise vette ja püüan sellega alguses, nii kaua kui ma selle korda saan. No mis on mul korras? Mootori, need on ju kõik korras, mis mul siin on. Natukene iste panna ja GPS peale see Ecoloi ongi korras kõik. Aga noh, kui ta lubab siin. Ja selle lükkame ka vett. Sellega oleme kollas riifile püüdma. Ja treiler on vanad juba olid siin sepitsenud, mida teha.
panna paar tuge alla ja ongi korras, et vette lükata. Sobib ideaalselt. Veest välja ja vette ja ongi korras. Ongi korras. Mingid küljed külge keevitada või. Ja ma räägin, et selle sinises saab vette panna, saab püüdma hakata, annaks jumal, et see kuradi jää läheks minema. See oleks finger. Mitte midagi teha ei saa. Vana ütles ka, et see on ikka täis katastroof, mis meil toimub siin. Niimoodi ikka, et seda lund siin nii palju on. Ei kujuta üldse ette ka, kuidas ma tahan sellega minna vette banaani andma, kala püüdma, mine pekki. Ma ei jõua lihtsalt ära oodata. Täna ma vahetaks praegu kõik. Ma isegi annaks, kui mul praegu ma võiks anda kõik ära. Isegi paljud naised ära anda. Peaasi, et saaks sellega praegu nautida vees kala püüki. Eeringat. Aga selge, eks jäägi lootma, et vanakalur ütles, et reedel on juba vesti, läheb ilm, tuul. Siis kui ta on, ütleme, 3-4 päeva vestist olnud, siis ma lähen juba püüdma. Siis peaks vesi kõik selge olema ja siis peaks hakkama seda saama juba. Lesta. Kaamera uuesti külge ja nii on. Sihukest vaatepilti ma ei ole näinud siin. Võin teile ilusti ära öelda. Aga olge tublid, midagi. Soovin edu teile ja varsti alustame õige asjaga.